Tere tulemast, kallid kaalud! Siin on teie juulikuu ülevaade. Nii, nüüd suhetes olevatele kaaludele tuleb see kuu tasakaalustamise koht, ehk siis tuleb mõista, et ei saa egoistlikult ja nii-öelda sõjaga või enda pealesunnitud ideedega seda asja võita. Andmiseks ja saamiseks on vaja kahte poolt ja see peab tasakaalus olema. Kui te soovite midagi saada, siis tuleb ka vastu anda samaväärselt. Ja ei tohi ka lasta kellelgi teisel endale nii teha. See ei ole mitte ainult see, et teie ei või, vaid ka kui teilt soovitakse midagi saada, siis ärge laske ennast üle suruda kellegi teise soovidest. Öelge julgelt välja, mida te arvate, ootate ja soovite, ilma solvamata ja ilma sildu põletamata. Ehk siis rahulikumalt. Enne uurige, kui väitlema asute. See ei ole praegu see koht, kus te saate huupi tegutseda siin. Te peate kasutama oma eelnevaid kogemusi, asju, mida te olete kuulnud teiste kogemusest, ehk siis ei pea kõiki vigu ise läbi proovima teha. Siin on nii palju näiteid ja informatsiooni ees selle sama olukorra kohta, millest te saate õppust võtta. Ehk siis see on asi, mis on pigem seotud rahaga, tööga või nii-öelda meie maise olemisega, koduga, kus me siis loome mingisugust süsteemi, ootame meie pere, meie inimesed, et see koostöö vorm saaks olla. Selleks tuleb ka ise panustada sinna samaväärselt, mida te ootate teistelt. Ühtlasi lisainfoks ka selline, see võib olla nüüd suhtes olevatele inimestele või siis ka üksikutele. Teie ellu tuleb selline natuke tuulepäine, pigem meesterahvas, aga võib ka olla selline aktiivne naisterahvas, kellel on palju plaane, suured jutud, aga selline tegutsemise osa on läbi mõtlemata ja nagu pimeduses lahmiks ringi kogu aeg üritab tegutseda, ehk siis keegi üritab teie ellu tulla sellise energiaga ja siin tekibki see andmine, saamine, ehk siis selline olukord, et ei tohi lasta tal üle võtta. See võib olla keegi, kes soovib suhtesse astuda, see võib olla keegi, kes töö juures, pereliige, keegi ilmub või pereliikme sõber, keegi ilmub sellise energiaga teie ellu ja tahab natukene seal kaost tekitada, mis võib teie oma plaanid paigast ära lüüa. Endiselt, see ei ole maailmas esimene olukord, kui selline asi juhtub, seega lahendage seda rahulikult kõike teadmisi kasutusele võttes, mis teil kätte saadavad on. Ma isegi julgen öelda, et seda võib-olla on vaja guugeldada. Ehk siis informatsioon on väga-väga oluline selle asja nii-öelda paika tasakaalu saamiseks ja lahendamiseks. Aitäh ja olge hoitud!